on see, mida ma helitehnoloogia tulemusega ka kirjeldasin. Närvisüsteemi kehast välja. Närvisüsteemi kehast välja pikendamine on ütlestav, samal ajal kogu inimeste hirmud on seotud selle tundega, et selle närvisüsteemi kasvab väljaspool sinna. McLuhani järgi oli inimese mina üleüldse kokku pandud kommunikatsioonisuhte kaudu. Ta defineeris inimese mina kommunikatsioonisuhte kaudu ja järelikult ta nägi siin ka kommunikatsioonisuhte kuule täiesti teistsugune inimene, täiesti teistsuguse inimene. Lähme nüüd Johnsoni juurde tagasi. See, et Johnsoni tüüp tuli kasutusele 60. aastatel on tõdetud meie jaoks. 60. aastatel vajas sellist Robert Johnsoni müüki, mida ma teile kirjeldasin, seda Faustlikku müüki valgekultuuri kes mustanahast assimileeris diviisi, keda teetis selle tõene kohta aususe. Ja selles tõlgenduses, mis on ka kõige enam levinud tõlgendus meie jaoks, tähendab Robert Johnsoni seda, et mustanahalise kultuuri kaudu sai valgekultuur vaadata omaenda mitteteadust, omaenda tumedusse, omaenda teistpoolsusse. Afroameerika kultuurist sai Euroopaliku kultuuri ja mitteteadust. Samas oli see leping, kui ta soovis midagi saavutada, tegema mida valgekas. See oli ka valgele inimesele mudelist, kui ta soovis enda piiratusest välja puhta, aga just seda inimlikku terviklikkust, või siis selle teemalikkuse psühholoogeerimisega oli kaasne, see oli midagi, mis oli väga elu. Ja nii ta sai selle mõttesse teema, mis siis ka paljuski helitehnoloogia tautoloogi 20. sajandi kultuuris, nimelt mustanahalise muusiku ja mustanahalise kõneleja kuju. See ei ole Robert Johnsonile ainus leping, mida me popkultuuris näeme. Võib-olla kõige tuntud ja levinud leping, mis toimus kuigi seal saatana aspekti ja seda Faustlikku lugu ei ole, aga kõik muud tingimused on täidetud, on loomulikult lugu Michael Jacksonist. Michael Jackson on teinud samasuguse leping läbi. Kriitik Ken Hollins võrdleb teda blockbusteril või Transformerid tegelast. Et Jacksonil oli võime hakata looma ennast oma imidži järgi Hollins. Ja nagu Transformerid on võimelised muutma ennast milleks tahes autodeks näiteks. Siis ka Jackson on võimeline muutma ennast milleks tahes. Füüsiliselt eesenema füüsiliselt võtma uusi vormi. Jacksoni muutumine teemaliks, mis jällegi asub väljaspool neid, korraldab seda, mida tegi Robert Johnsoni enda. Mingis mõttes võib seda Robert Johnsoni lugu vaadelda allegooriana, nagu ka Jacksoni lugu. Et allegooria on, kui kirjanduskriitik Aleksanderit tsiteerida, siis umbes midagi sellist, viidatud umbes midagi sellist, et teatud tähenduslikud kultuurilised värgid on oma tähenduse nimetanud mõndatel joonel. Et teemalikkus on meie elust sisuliselt kadunud, teemalikkus ja märgid